Tuntud inglise jutlustaja Henry Jovet rääkis ühe vana meremehega laeva juhtimisest ja ta küsis ta käest, et kas te selgitaksite mulle tuule fenomeni? Ja meremees vastas, et ma ei tea tuulest mitte midagi, aga ma oskan purje heisata. Üsna sageli on meil vaja võtta see pisike usk, mis meil on. Jumal, sina oled, ma ei saa sust lõpuni aru, aga sa oled. Ja õpeta mul oma purjed üles heiskama niimoodi, et mu elu oleks selline, et ma püüaks sinu tuuled kinni. Et sina oled see jõud minu elus, mis mind edasi liigutab. Mitte väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb Jumala sõna. Püha vaimu tuule eesmärk ei ole see, kuidas me reageerime või milliseid emotsioone see meid tekitab, vaid püha vaimu tuule ja tule eesmärk on vägi, mis tegelikult midagi muudab meie elus. Purjede heiskamine, see võib meie elus väga erinevaid asju tähendada. See, kuidas sa oma hommikut alustad, kuidas sa oma päeva alustad, kuidas sa oma elu elad, kas see tiirleb kõik ümber sinu või suudad sa astuda sealt kaugemale ja tõsta selle usu väikese purjekese ülesse, et Jumal, siin ma olen. Uus päev on alanud, see on sinu päev. Jumal, sa oled püha vaimu välja valanud, ma olen sinu laps. Juhi mind. Puhu tuul minu purjedesse. Ma tahan kinni püüda seda, ma ei oska seda, aga aita mind. Ja siis võib-olla kuskilt midagi hakkab sealt kasvama. Sa avastad, et ei olegi mõtet nii palju elu kiruda, võib-olla on vaja õnnistama hakata. Võib-olla ei ole vaja isegi, ma ei tea, seda või teist asju nii palju teha, vaid võib-olla on rohkem vaja otsida Jumalat või erinevad asjad, mis meie elus võivad esile tulla. Võib-olla ülistada Jumalat rohkem oma elus. Ja need on need, kus me suuname oma purjed Jumala tuulele poole. Kui meil on püha vaim, siis on meil kõik, mida me vajame, et olla kõik see, mida Jumal soovib, et me oleksime. Me ei saa olla ükskõik kes. Me saame olla temas täiuslikult need, kes me peame olema, kelleks meid on loodud olema.